Iraani sõda eskaleerus pühapäeva õhtul dramaatiliselt. Lähme kohe asja juurde. Alex, Hezbollah ründas üle piiri Iisraeli elanikke, millele järgnes Iisraeli õhurünnak Beiruti Tahiehi linnaosas. Pärast seda sekkus Iraan vastuseks Beiruti rünnakutele, tulistades Iisraeli suunas kokku 24 ballistilist raketti. Ka hutid sekkusid, sihtides Iisraeli esmaspäeva varahommikul. Iisrael vastas vasturünnakuga, tabades muuhulgas Iraanis asuvaid sõjaväebaase, veoautole paigaldatud raketilaskeseadet ja naftakeemiatehast. Väidetavalt toodeti selles kohas ballistiliste rakettide materjali. Ja siis tulid pingete leevendamise katsed. President Trump ütles, et mõlemad pooled peavad taanduma ja lõpetama. Ja praegu on meil taas habras relvarahu. Hutid jätkavad Iisraeli pihta tulistamist. Räägime sellest mõne minuti pärast, aga siin on olnud tõesti üsna tormiline aeg, tegelikult vaid 12 tundi, kui kõik kokku võtta. Täpselt. Tead, üle aasta tagasi juunis oli meil 12-päevane sõda ja tundub, et eile õhtul või pühapäeva öösel, esmaspäeval, oli meil 12-tunnine sõda, kus tundus, et oleksime võinud sattuda suuremasse eskalatsiooni. Ilmselgelt oli see eskalatsioon esimest korda pärast president Trumpi vaherahu väljakuulutamist. Nägime, kuidas Iraan tulistas ballistilisi rakette Iisraeli pihta. Nad tulistasid Iisraeli pihta 24 ballistilist raketti, sealhulgas Haifa ja Tel Avivi suurlinna piirkonna pihta. Ja siis esimest korda pärast vaherahu vastas Iisrael rünnakuga sügavale Iraani territooriumile. Nagu te mainisite, tabati naftakeemiatehast, mis näitas, et Iisrael suudab rünnata energiaalaseid rajatisi. Te mainisite, et see võib olla seotud ka ballistiliste rakettide tootmisega. Võib-olla oli see üks tehastest, kus Iraan toodab kütust või isegi tahkekütust ballistilistele rakettidele. On teateid IRGC juhtide sihtmõrvadest ning samuti raketitõrjesüsteemidest. Millised neist? Arvatakse, et mõned neist võivad olla Hiina õhutõrjesüsteemid, mis toimetati kohale pärast relvarahu. Nii et tead, Iisrael ründab väga jõuliselt ja teeb seda ka ilma Ameerika Ühendriikideta. Iraan näitab, et ta ei kavatse Ameerika Ühendriike kuulata. See on juba tulistanud 8 riigi pihta alates sellest, kui president Trump kuulutas välja relvarahu. Iisrael ei võta samuti president Trumpi hoiatusi kuulda ja mõistab, et peab kaitsma oma suveräänsust. Ja on valmis ründama Iraani strateegilisi sihtmärke ka sügaval riigi sees, isegi kui Trump ei anna selleks otsest luba. Ja isegi kui Trump ei anna USA abi nendele jõupingutustele. Ma tahan rääkida, miks see nüüd juhtus. Iisrael ründas Beirutis Tahie linnaosas, kuid Hezbollah on viimastel nädalatel peaaegu iga päev rünnanud Põhja-Iisraeli. Iisrael on vastanud omapoolsete rünnakutega. Mis on Tahie juures nii erilist, et see pani Iraani ähvardama? Nad ütlesid iisraellastele pühapäeva õhtul, ütlesid ka meile. Vaadake taevasse, te näete, mis tulemas on. Ja siis Iraan ründas. Miks on Tahie nende jaoks nii eriline? Nad on koondanud ja seadnud ava Hezbollahi juhtimise ja kontrolli epitsentriks. Ja mida me näeme on see, et Iraan on nõudnud Trumpilt relvarahu läbirääkimistel, et Iisraeli ja Hezbollahi sõda peab lõppema kui osa suuremast relvarahust. Ja see on säilitamise katse. Iraan tahab, et tema kõige eesliinil olev ja tugevaim käsilane Hezbollah jääks ellu ja jääks otseseks ohuks Iisraelile. Nii et nad nõuavad Trumpilt, et ta tõmbaks Iisraelile pidurit ja ei lubaks Iisraelil rünnata Hezbollahad nende uues peakorteris. See ongi see, mis on toimunud. Ja selle tulemusena, eriti viimase 24 tunni jooksul, olete näinud suursaadik Yehiel Leiderit. Ja võib-olla saame ette tuua selle postituse X-is, kus ta üritab lahutada Hezbollaht, Iisraeli Hezbollah konflikti, USA-Iraani konfliktist, kuigi need on tegelikult täiesti seotud, eks. Sest Hezbollah on, meeldib see või mitte, Iraani käsilane. Ja mida sa siin põhimõtteliselt näinud oled? Ning me peame isegi enne nende rünnakute toimumist Hezbollah ja Iisraeli vahel laiemalt vaatama,
sest see oli eelkäija. Aga mis on tegelikult toimunud pärast seda, kui president Trump kuulutas välja relvarahu? Kui sa vaatad laiemalt ja lähed tagasi nende 6 nädala juurde, siis mida me nägime? Me nägime, et Iisrael ja Ameerika Ühendriigid lõid Iraani täiesti puruks. Nad kõrvaldasid põrgeima juhi, nad kõrvaldasid IRGC juhtkonna kõrgemad liikmed. Nad tabasid raketikaitset, õhukaitset, nad tabasid rakettide tootmist, nad tabasid kõiki suuremaid tuumarajatisi. Ja Iraan tulistas tagasi ballistilisi rakette üle kogu Lähis-Ida, sihtides 11 erinevat riiki. Paljud neist läksid Iisraeli pihta, kuid mitte kõik. Tegelikult arvan, et isegi rohkem rakette saadeti Araabia Ühendemiraatide ja teiste riikide suunas kui Iisraeli. Ja mida kõik liitlased näitasid, oli see, et nad suutsid kõik Iraani löögid vastu võtta, kuid Iraan ise sai täielikult peksa. Nii et nende 6 nädala lõpus, kui sa hindaksid konflikti just sel hetkel, ütleksid sa kindlasti, et Iraan jääb selles olukorras kaotajaks. Kuigi oli palju analüüse, mis viitasid sellele, et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael lõpetasid vara ning nad oleksid võinud jätkata ja Iraani veelgi rohkem survestada. Aga siis kuulutati välja relvarahu. Oli selge, et Trump soovis seda pärast 6 nädalat. Tead, režiim oli endiselt alles. Trump tahtis näha, kes see oli, kellega ta rääkis. Kui meeleheitel see režiim tegelikult oli, et konflikt lõpetada. Kas nad oleksid valmis loobuma oma tuumaambitsioonidest? Kas nad oleksid valmis avama Hormuzi väina vastutasuks konflikti püsiva lõpetamise eest? Ja võib-olla ka natuke raha kogu tekitatud kahju heastamiseks. Aga mida me oleme näinud sellest ajast, kui Trump kuulutas välja selle relvarahu? Iraan püüab taastada oma positsiooni konfliktis. Nii et tead, sõja ajal Iraan kaotas. Selle läbirääkimiste perioodi jooksul näitab Iraan tõesti president Trumpile, et ta on valmis tema vastu mängima. Nad astuvad pidevalt sammu edasi. Nad astuvad pidevalt sammu tagasi. Tead, nad näitavad mingit valmisolekut võib-olla väinu avada, aga siis nad ei tee seda. Siis tulistavad nad laevade pihta Pärsia lahes, mis läbivad Hormuzi väina. Ja mida sa näed, on see, et nüüd on möödunud isegi rohkem aega sellest, kui relvarahu välja kuulutati, kui sa tegelikult lahingus olid. Ja iraanlased üritavad Trumpi läbirääkimistel narriks teha. Ja see on kummaline, sest president on varem korduvalt öelnud ja me oleme sellest ka selles saates rääkinud, et Trump on tunnistanud, et iraanlased pole kunagi sõda võitnud, aga pole ka kunagi läbirääkimisi kaotanud. Ja nad üritavad teda selles läbirääkimises üle mängida. Nii et mis on nüüd hiljuti juhtunud, on see, et nad tõesti üritavad minu arvates presidenti alandada. Ja kuidas nad seda teevad? Esiteks, nad eskaleerivad olukorda natuke, teevad laevadele raskemaks Hormuzi väinast läbipääsemise, testivad USA blokaadi, saadavad Iraani laeva Kargi saare poole, mille USA merevägi siis rivist välja viis. Eks ole. Ja siis vastuseks sellele tulistab Iraan Bahreini pihta, Bahreini naftarajatiste pihta ning samuti tulistavad nad Kuveidi riikliku lennujaama pihta. Ja nad tabasid seda drooniga, põhjustades terminalile märkimisväärset kahju ning tappes 1 inimese. Ja samal ajal on nad survestanud oma peamist proksid Hezbollahad, et see jätkaks pidevat eskaleerimist Iisraeli vastu. Ja sundides Iisraeli olukorda, kus ta mitte ainult ei kavatse vastata, vaid ka eskaleerib oma vastulööki, sest Iisraeli doktriin on muutunud. Nad ütlevad, et me ei mängi enam hammas hamba vastu. Kui teie tulistate meie pihta, siis meie vastame 10-kordselt. Nii et nad kasutavad Hezbollah rünnakuid Iisraeli vastu selleks, et esile kutsuda Iisraeli eskaleerumist. Ja siis nad ütlevad Iraanis, et kui te ründate Daviyad, kus asub Hezbollah peakorter, siis me ründame teid. Ja loomulikult ei saa Iisrael taluda rünnakut otse Iraani territooriumilt. Nii et Iisrael vastab omakorda. Samal ajal ütleb Trump iraanlastele, et nad lõpetaksid. Nad ütlevad iisraellastele, et nad lõpetaksid. Nad üritavad vahendada Iisraeli ja Liibanoni normaliseerimislepet või mitteagressioonilepet, kuidas iganes nad seda praegu nimetavad. Teate, Trump lihtsalt ütleb kõigile, et nad lõpetaksid, aga Trumpi soovid ei pruugi siin kokku langeda suuremas konfliktis osalejate tegelikkusega. Jah, ma ei tea, mida Trump eraelus ütleb, aga kindlasti, nagu sa mainisid, ütleb ta avalikult Iraanile ja Iisraelile, nagu ta eile ütles, et nad lõpetaksid kohe tulistamise. Ta avaldas ka oma rahulolematust Iisraeli rünnaku suhtes Beirutis. Vaatame seda klippi.
Ma just lõpetasin telefonikõne president Trumpiga, kes jälgib olukorra arengut kogu piirkonnas. Ta ütles mulle, mida ma soovitaksin Iraanile. Te olete oma raketid juba välja lasknud. Sellest piisab. Tulge tagasi läbirääkimiste laua taha ja tehke kokkulepe. Küsisin temalt nende IDF-i esmaste rünnakute kohta, mis toimusid täna varem. Ta ütles mulle, et need ei olnud Ameerika Ühendriikidega kooskõlastatud. Ja ma küsisin temalt reaktsiooni Iisraeli rünnakutele Hezbollah vastu Beirutis. Ja president Trump ütles, mul ei ole selle üle hea meel. Seda öeldes, Alex, Trump ei öelnud Netanyahule, et ta ei tohiks Iraani rünnata. Ja loodetavasti näeme seda siin kohe ka videos. Aga ta ütles, et tahab, et mõlemad pooled lõpetaksid nii kiiresti kui võimalik. Vaatame seda. Meil oli väga hea vestlus ja teda rünnati ning ta vastas sellele. Ja ma ei saa teda selles süüdistada. Mõlemad nõustusid minu vahendusel lõpetama. Ja me oleme lõpusirgel väga hea kokkuleppe saavutamisel, mis ei luba mingil moel, kujul ega viisil tuumarelvi ja nii edasi. Ja väin avatakse kohe pärast allkirjastamist, mis võib toimuda 2 või 3 päeva jooksul. Nii et Alex oli uudiseid, mis viitasid sellele, et president Trump ütles peaminister Netanyahule väga selgelt, et kui te ründate Iraani, ja nüüd on meil vähemalt mitu klippi, kus president ei ütle, et ta ei käskinud Netanyahul Iraani rünnata, kuid mõne aja pärast, antud juhul mitme tunni pärast, ütles ta siis, lõpetage. Õige, ma arvan, et see, mida sa siin näed, on see, kuidas see sõda kajastub meedias ja postitustes Truth Socialis ja X-is, tead, kõikidelt pooltelt, ning kuidas see tegelikult kulgeb suletud uste taga diplomaatiliselt. Ja meil on kõik märgid, et kuigi Trump ei tahtnud tingimata, et Iisrael ründaks Tahijas ja Beirutis, Netanyahu selgitas presidendile väga selgelt, et nad ei saa lubada neid Hezbollah eskalatsioone jätkuda, ilma et nad ründaksid Hezbollah peakorterit Tahijas. Ja samuti selgitades, et võimalused jõuda tegeliku normaliseerimisleppeni Liibanoniga suurenevad, mida rohkem sa Hezbollah võimekust piirad. Ja sama kehtib ka rünnakute puhul Iraani vastu. President Trump oleks ilmselgelt eelistanud Iisrael oleks lihtsalt need rünnakud vastu võtnud. Aga Iisrael mõistab, et kui sa lubad Hezbollahal rünnata ilma vastulöögita, siis sa lood uue reaalsuse, kus nad saavad aru, et võivad jätkata rünnakuid ilma karistuseta. Ja sama kehtib Iraani puhul. Nii et Netanyahu selgitas, et nad ei saa kuidagi lubada, et 24 ballistilist raketti lastakse Iisraeli territooriumile, ilma et Iraan selle eest väga tõsist hinda maksaks. Nüüd, see hind, mille nad maksid, polnud täielik hind. Olgu, on teateid, et Iisrael valmistus lennukitega massiivseks vasturünnakuks Iraanis. Võib-olla olid need isegi juba lennurajal. Täpselt. Oleme kuulnud, et nad olid lennurajal, aga samas on ka teateid, et kui õhuväe juhid seda nägid. Trump ütles, et ta kavatseb öelda Netanyahule, et ta peataks, et nad tõmbusid isegi tagasi enne, kui see vestlus Netanyahuga üldse toimus, sest nad mõistsid, et nad ei saa rohelist tuld. Aga Netanyahu ja õhuvägi valmistusid tohutuks vastulöögiks. Nii et see, mida te näete, mida Iisrael tegi, oli mõnes mõttes sümboolne võrreldes sellega, mis oleks võinud juhtuda. Ma arvan, et Iisrael oli täiesti valmis naasma olukorda, kus Iraaniga puhkeb täiemahuline sõda, kuid on selge, et Trump seda ei soovi. Nüüd samal ajal, kui Trump tegelikult soovib jõuda läbiräägitud kokkuleppeni, ma arvan, et Netanyahu tegi seda, kui ta ründas sügaval Deir ez-Zoris, Beiruti ja selle eeslinnade lähedal ning sügaval Iraanis. Ja me nägime, et Teheranis toimusid plahvatused ja mõned neist olid sihitud atentaatideks. See muudab tegelikult läbiräägitud kokkuleppe tõenäolisemaks. See, mida Iraan oli püüdnud teha, venitada neid läbirääkimisi, oli muuta üha vähem tõenäoliseks, et Trump pöörduks tagasi sõjalise konflikti juurde. Ja muuta üha tõenäolisemaks, et Iraan suurendab oma nõudmisi läbirääkimistel. Kui Iisrael avaldab Iraani režiimile otsest sõjalist survet, siis see paneb iraanlased rohkem kartma ja muudab nad meeleheitlikumaks, et tegelikult läbirääkimiste laua taha jõuda ja kokkulepe sõlmida. Samal ajal ütles president Trump, et on valmis kuulutama Iraani üle täielikku võitu
võib-olla juba järgmise 2 nädala jooksul. Vaatame seda klippi. ma arvan, et me võidame seda lahingut, aga te tegelikult võidate selle järgmise 2 nädala jooksul, kui me kuulutame täieliku võidu. See saab olema täielik võit. See juhtub väga varsti ja naftahinnad kukuvad järsult. Nii et Alex, võib-olla kuulutab USA president Trump 2 nädala pärast välja täieliku võidu pärast järgmist mängu, öeldes, et see võib olla päevade või nädalate küsimus. Vaatame seda klippi. Meil on Iraanis ja Iraaniga jätkuvad läbirääkimised, mis ei ole peatunud. Ja meil võiks olla vähemalt mingi ettekujutus 1 või 2 päeva pärast, aga ma arvan, et see läheb hästi. Kas jutt käib 2 või 3 päevast või 2 või 3 nädalast? 2 või 3 päeva? Sa kirjutad ühele paberile alla. Ei, meil on hea võimalus seda teha. Meil tuleb allkirjastatud dokument, mis on tegelikult tugevam kui pommitamine. Ja kõigest, mida oleme näinud, ma ei usu tegelikult, et see kokkulepe on tõenäoline, pigem vastupidi. Ma arvan, et see, mida me praegu näeme, on ägenemine, mis näitab, et sõda ei ole läbi. Et tõenäoliselt jõuame tagasi olukordadesse, kus sellised ägenemised on tavalised. Mida oled näinud selle sõja teistel rinnetel, Gazas ja Liibanonis ning nüüd Iraanis, on see, et on olnud mitu ägenemist. Ja see ulatub kaugele tagasi. Kui sa lähed sõja algusesse tagasi, siis mäletad, et Iisrael mõrvas Ismail Haniyeh, kes oli üks Hamasi juhtidest, Hamasi poliitbüroo juht. Ta oli Teheranis Iraani presidendi matustel, kes hukkus kopteriõnnetuses. Ja Iisrael mõrvas ta Teheranis IRGC poolt kaitstud kompleksis, kui ta tuli sellele matusele. Ja varsti pärast seda mõrvati Hassan Nasrallah Beirutis tema maa-aluses peakorteris. See juhtus just siis, kui Netanyahu suundus ÜRO-sse oma kõnet pidama. Ja mis siis edasi juhtus? Esimest korda ründas Iraan otse Iisraeli. See oli esimene kord, kui see juhtus. Toimus suur eskalatsioon, sest varem oli tegemist vaid asendussõjaga. Tead, Hamas, Hezbollah, Hutid, kõik nad olid Iisraeli tulistanud. Aga kunagi varem ei olnud ballistilisi rakette otse Iraanist Iisraeli saadetud. See oli põhimõtteliselt 2024. aasta oktoobris. Ja siis aprillis oli jälle uus puhanguperiood, kus nad saatsid taas ballistilisi rakette. Pea meeles, et Iisrael tegi pärast esimest ballistiliste rakettide rünnakut sihipärase löögi, tabades Iraanis õhutõrjesüsteeme, et näidata, et nad suudavad oma õhujõududega nii kaugele rünnata. See oli väga edukas rünnak, kuid sellest ei piisanud heidutuseks. Mõni kuu hiljem nägime taas, kuidas Iraan tulistas ballistilisi rakette. Ja siis loomulikult toimus 12-päevane sõda, mille jooksul Iisrael ründas tuumarajatisi 12 päeva järjest. Nende 12 päeva jooksul tulistas Iraan ballistilisi rakette Iisraeli pihta, kuni Ameerika Ühendriigid lõpetasid selle operatsiooniga Kesköö haamer. Ja B2 pommitajad tabasid Fordovi tuumareaktorit. Ja see oli suur konflikt. Aga see polnud veel suurim konflikt, kuni see, mis just algas veebruari lõpus. 6-nädalane kampaania Operation Epic Fury, mida juhtisid Ameerika Ühendriigid. Jah, Trump ja see, kas sa teadsid, ta tundis, et 6 nädalat oli piisav. Režiim on endiselt võimul. Me ei tea, kas veel mõned nädalad tooksid selle režiimi tegelikult kukutamise. Nii et lõpetame kahjudega ja vaatame, kas suudame panna iraanlastele piisavalt survet, et nad allkirjastaksid kokkuleppe. Netanyahu on kogu konflikti vältel alati öelnud, et ainus viis oma vaenlastega läbiräägitud kokkuleppeni jõuda on tule all. Trump lootis, et tuleoht oleks piisav, kuid nagu näete, see ei ole nii. Teate, Trumpil oleks olnud palju parem võimalus läbiräägitud kokkuleppeni jõuda, kui Ameerika ja Iisrael oleksid endiselt tuld andnud. See ei olnud tee, mille Trump valis. Mis on selle tulemus? Me näeme, et jõuame olukordadeni, kus tekivad täiendavad pinged. Sellest õpime, et sõda ei ole läbi. Täiendavad pinged on tõenäolised. Iraan on näidanud, et nad ei pruugi kuulata Ameerika Ühendriikide presidendi sõna, et nad on Ameerika Ühendriikide presidendi vaenlased.
ja et Iisrael ei lase oma julgeolekuhuve dikteerida isegi mitte sõbralikul presidendil, isegi mitte president Trumpil, vaid teeb seda, mida peab oma strateegilistes huvides õigeks. Ja see muudab veelgi tõenäolisemaks, et see oht, see Iraani rinne muutub samasuguseks nagu need teised rindelõigud, Hamas, Hezbollah. Kus on suured operatsioonid, ajutised pausid, pikemad pausid, lühemad operatsioonid, pingete tõusud, relvarahud ja siis kõik algab uuesti. Nii et tõenäosus, et siin tekib veel täiendavaid pingete tõuse, täiendavaid sõjalisi kampaaniaid, minu arvates tegelikult kasvas selle tõttu, mis viimase 36 tunni jooksul juhtus. Alex, sellega seoses oli täna hommikul kogu Iisraeli meedias juttu Ameerika Ühendriikide asepresidendi J.D. Vance'i kommentaaridest, kes põhimõtteliselt ütles, et kokkulepe sünnib, kas Iisraelile see meeldib või mitte. Vaatame seda klippi. Israelastel ja Ameerika Ühendriikidel on palju ühiseid huve, kuid on ka olukordi, kus meie huvid lähevad lahku. Ja ma arvan, et president on siin olnud väga selge. Kuigi Iisraelil on ilmselgelt omad eesmärgid, on Ameerika Ühendriikide peamine eesmärk Iraani puhul tagada, et Iraanil ei oleks tuumarelva. Ja tegelikult oleme tänu sellele, mis on viimastel kuudel, aga tegelikult viimase 1,5 aasta jooksul toimunud, loonud vajalikku ruumi, kus president usub, ja ma arvan, et tal on õigus, et me suudame saavutada pikaajalise lahenduse Iraani tuumaküsimusele. Nüüd Iisraelile see võib meeldida või mitte meeldida, aga põhimõtteliselt arvame, et see on Ameerika Ühendriikide huvides. Esiteks, Aleksei, ma väidaksin, et Iisraeli peamine huvi on tõenäoliselt sama, mis Ameerika Ühendriikidel. Nad ei taha tuumarelva omavat Iraani. Aga loomulikult on meil ka teisi huvisid. Ballistiliste rakettide oht, Iraani režiim. Me ei taha seda konflikti põlvest põlve edasi anda. Mida arvad J.D. Vance'i kommentaaridest? Ma arvan, et siin on selgelt näha, et Ameerika Ühendriikide administratsioonis on arvamuste erinevusi. Oleme kuulnud näiteks teateid, et välisminister Marco Rubio oli presidendi veenmisel väga oluline. Et Iisraelil oli täielik õigus ja isegi kohustus vastata Iraanile, kui Iraan tulistas pühapäeva öösel ballistilisi rakette Iisraeli pihta. Ja mida te siin näete, on see, et J.D. Vance on teisel arvamusel, et me ei pea selles sõjas osalema. Ja ma arvan, et Vance lähtub sellest seisukohast, mis on lähemal sellele, mida Ameerika Ühendriikides nimetatakse isolatsionistlikuks leeriks. On räägitud, et Vance on see, kes on presidenti veenud konflikti varem lõpetama, samal ajal kui võib-olla Rubio, Hegseth, kindlasti Mike Huckabee, kes on USA suursaadik Iisraelis, suruvad peale suurematele USA sõjalistele operatsioonidele Iraani vastu. Ja seega pead ka mõtlema, mis saab pärast seda presidenti. Oli huvitav, et kui sa vaatasid seda klippi, ja sa nägid siin jooksvas B-rollis teisel pool ekraani J.D. Vance'i kõrval. See oli kohtumine, mis toimus vahetult aastavahetuse paiku Mar-a-Lagos, mitte Valges Majas. Ja sa tead, president Trump oli seal, Marco Rubio oli seal, Hegseth oli seal, J.D. Vance ei olnud seal. Ja sa ei pruukinud seda klippidest tingimata märgata. Aga tead, ma arvan, et Vance ei ole kindlasti nii lähedane Netanyahu kui Trump ja kindlasti mitte nii nagu Rubio ja Hegseth. Kuigi peaminister Netanyahu on püüdnud sellesse suhtesse energiat panustada. Aga sa näed, et administratsiooni sees on erinevad leerid. Ja sellepärast ma arvan, et sa juhid siin õigesti tähelepanu sellele, et ta ütleb, et USA huvi ei ole tuumarelva omav Iraan. See on ka Iisraeli peamine huvi. Mis muud huvid on Iisraelil peale selle, et Iraanil ei oleks tuumarelva ja et Iraani terroriproksid ei ründaks Iisraeli? Tead, kui Iisrael jõuaks olukorda, kus tema piiridel ei oleks terroriprokse, kes ründavad, ja need ei oleks Iisraelile ohuks, ja kui Iraanil ei oleks tuumarelvi ega ballistilisi rakette, siis Iisraelil ei olekski probleeme. Mis on Iisraeli eesmärgid siin peale selle? Ja mida sa siin näed, on see, et Iraan ja tema terroriproksid ei ole mitte ainult Iisraeli ohustanud, vaid nad jätkavad kogu Lähis-Ida ähvardamist. Isegi sel nädalal. Jälle rünnati Bahreini, rünnati Kuveiti. Me nägime isegi eile õhtul, et Iraaniga seotud Iraagi terroriproksid ründasid USA baase Iraagis. See ongi Iraani režiim, mis on kogu Lähis-Ida destabiliseerinud. Nad destabiliseerisid Iraagi, nad destabiliseerisid Süüria, nad on destabiliseerinud Liibanoni, nad on destabiliseerinud Gaza, nad destabiliseerisid Jeemeni. Nad tulistavad Araabia Ühendemiraatide, Bahreini, Kuveidi, Katari ja Saudi Araabia suunas. Jeemenis tegutsevate Hautide poolt, mis on Iraani poolt destabiliseeritud riik,
tulistati rakett, mis kukkus Saudi Araabiasse teel Iisraeli. Nad blokeerivad Hormuzi väina rahvusvahelisi veeteid. Iga eesmärk, mis Iisraelil on seoses Iraaniga, peaks olema jagatud eesmärk Ameerika Ühendriikide ja kõigi teiste Lähis-Ida riikide jaoks. Alex, jah, nagu sa täna hommikul ütlesid, Huthid tulistavad Iisraeli pihta. See jätkub endiselt hoolimata sellest, millist tüüpi pausi meil praegu Iraaniga on. Samal ajal esines peaminister Netanyahu eile õhtul Iisraeli televisioonis ja ütles, et kui Iraan taas tuld avab, kasutab Iisrael ülekaalukat jõudu, võib-olla viies ellu selle plaani, mis viimasel hetkel tagasi kutsuti. Viimase 24 tunni jooksul on Iraan ja Hezbollah püüdnud meile uut võrrandit peale suruda ning see võrrand on minu jaoks vastuvõetamatu ja talumatu. Nad arvasid, et nad tulistavad Liibanoni ja Iraani territooriumilt Iisraeli pihta ning et meie ei reageeri. See ei juhtunud ja seega ei juhtu. Mitte minu valvaja. Ma arvan, et Netanyahu on kitsikuses samamoodi nagu Trump tunneb, et tema on kitsikuses. Tuleb väga hoolikalt vaadata sisepoliitilisi kaalutlusi. Teit, miks president Trump taganeb sellest jõulisusest, mida ta näitas 6-nädalase kampaania ajal? Teate, ta rääkis sellest, et see on Iraani režiimi lõpp. Ütles Iraani rahvale, et nende vabaduse hetk on saabunud. Ja ta surus tõesti nii palju, kui suutis, et jõuda tuumavaba Iraanini ja Iraanini, mida juhivad teised inimesed. Mis juhtus? Ma arvan, et iraanlased on kasutanud väga nutikat strateegiat, tulistades kõigi teiste Lähis-Ida riikide pihta. Sellega nad avaldavad president Trumpile survet, et ta sõda lõpetaks. Et Iraan on sulgenud Hormuzi väinad, avaldades majanduslikku survet kõigile Pärsia lahe riikidele, samuti teistele riikidele üle maailma, kes sõltuvad Pärsia lahest tulevast naftast. Et Iraan on ähvardanud rünnata energiatööstuse infrastruktuuri. Ja isegi ründas osa nende riikide energiatööstuse infrastruktuurist, mis asuvad Pärsia lahe ja Lähis-Ida ümbruses. Nii et Iraan näitab, et nad suudavad kasutada oma mõjuvõimu, et avaldada survet presidendile ja presidentile. Samuti on sisemine surve, kuna sõda ei ole tegelikult eriti populaarne. Kindlasti ei soovi demokraadid, et Iraaniga oleks sõda. Pea meeles, et demokraadid olid need, kes surusid peale, et anda iraanlastele raha. See on täpselt vastupidine Ameerika sõjalisele kampaaniale. Ja siis on meil inimesed, kes kuuluvad pigem isolatsionistliku tiiba, näiteks MAGA poolel, USA poliitilisel maastikul ja vabariiklikus parteis, kes ütlevad, kuulge, me ei taha sõdu Lähis-Idas. Me ei taha igavesti kestvaid sõdu. Seega on Trump surve all, et langetada kütuse hindu ja lõpetada sõda, sest tal on tulemas vahevalimised. Nüüd on Netanyahu minemas valimistele oktoobri lõpuseks. Ja kui sõda siin lõpeb ning Iraan näib või isegi ainult näib olevat tugev võitja, et nemad on dikteerinud Ameerika Ühendriikidele, et nad jätkavad endiselt tuumavõimekuse poole tormamist, et neil on endiselt kõrgelt rikastatud uraan. See näeb välja nagu läbikukkumine Netanyahu jaoks. Nii et isegi kui Netanyahu peab mingis mõttes olema, ma ei tea, kas see on õige sõna, ma ei taha öelda alistuv, aga tead, peab võtma nagu aupaklikuma positsiooni Ameerika Ühendriikide presidendi suhtes. Kindlasti, sest ilma Ameerika Ühendriikideta poleks kunagi saavutatud seda, mis nende 6 nädala jooksul konfliktis saavutati. Peaminister peab endiselt näitama, et tema juhib sõja juhtimist ja et ta jätkab sõda kuni Iisraeli võiduni. See on peaminister, kes rääkis täielikust võidust. Ja kindlasti ei ole praegune olukord täielik võiteks. Võit Hamasi üle ei ole täielik võit Hezbollah üle. See ei ole täielik võit. Ja siin on väga selgelt näha, et Iraani vastu ei ole samuti täielikku võitu. Nii et Netanyahul on ka omad sisepoliitilised kaalutlused. Ja ta on praegu natuke keerulises olukorras. Tead, ta peab näitama, et Iisrael reageerib jõuliselt. Ta peab selles keerulises suhtes president Trumpiga laveerima ning samuti näitama iisraellastele, et ta jätkab jõuliselt ja kontrolli all olemist. Ja ma ütlen sulle, et tead, pühapäeva öösel me nägime neid esimesi Iraani rünnakuid, esimesi ballistilisi rakette ja neid oli alguses ainult mõned.
ja Iisraelis oli palju ärevust, mitte sellepärast, et Iraan tulistas ballistilisi rakette ja iisraellased pidid varjenditesse jooksma. Iisraellased on valmis seda tegema. Ärevus oli selles, kas Netanyahu kavatseb vastata. Kõik inimesed nendel kanalitel, kellega ma tavaliselt suhtlen, rõhutasid, et Netanyahu peab vastama. Netanyahu peab kohe vastama. Jah, ja see on osa sellest. Probleem nende sõdadega tegelemisel on ka see, et me elame 24/7 multimeedia ja sotsiaalmeedia uudiste tsüklis. Siin, kus kõik näevad esiteks ballistilisi rakette ja liikumisi. Ja siis nad näevad ka säutse, sotsiaalmeedia postitusi, meedia intervjuusid ning ka kõiki kommentaatoreid. Kõik toimub reaalajas. Teate küll, Telegramis, WhatsAppi gruppides, X-is, kõik ütlevad, mis peab just praegu juhtuma. Ja teate, ma proovisin veenda mõnda inimest, kes on väga kõrgel tasemel, et te peate ootama, see ei juhtu lihtsalt sekund sekundilt, hetk hetkelt. Kui Iisrael reageerib järgmisel hommikul, on see sama, mis siis, kui nad oleksid reageerinud 3 või 5 tundi varem, eks? Nii et sul on kogu see ärevus selle ümber, mis juhtub just sel hetkel, viisil, mida pole kunagi varem üheski teises sõjas või konfliktis ajaloos olnud. Kahtlemata, aga ma olen sinuga täiesti nõus, et Iisraeli rahvas on valmis minema pommivarjenditesse veel nädalaks, veel kuuks, seni kuni sellest ei saa probleem põlvkondadele. Samal ajal ütles täna hommikul Iisraeli raadios 103 FM minister Miki Zohar, et järgmisel korral, kui Hezbollah tulistab Iisraeli kogukondade pihta, võtame viivitamatult meetmeid ja ründame taas Tahija piirkonda Beirutis. Las iraanlased proovivad meid uuesti, ta hoiatas. Ta ütles, et Netanyahu muutis reegleid. Tegi selgeks, et kui Iraan julgeb meile kahju teha, võtame nad tükkideks. Ja tegelikult andis Iisraeli kaitsevägi täna hommikul evakuatsioonikorraldused teatud piirkondadele, teatud linnaosadele Liibanonis võimalike rünnakute eel. Nagu sa enne ütlesid, pole see sõda kaugeltki läbi, isegi kui räägitakse läbirääkimistest Iraaniga, rahuleppest Iraaniga või mida iganes see lähiajal tähendab. Aga isegi täna, pärast seda 12 tunnist vooru, annab Iisrael juba vihjeid, tegelikult päästes elusid muide, käskides inimestel evakueeruda. Tead, inimesed kritiseerivad Iisraeli kogu aeg, vaata mida te teete, te sunnite inimesi evakueeruma. Tegelikult päästab see nende elusid, aga see pole praegu oluline. Minu mõte on see, et me ründame endiselt Liibanoni ja valmistume seda tegema ka praegu, isegi kui me siin räägime. Ma arvan, et on väga oluline mõista, mis siin juhtus. Iraan ütles, et nende eskalatsioon tuli sellepärast, et Iisrael ründas Liibanonis. Ja mida suursaadik Leiter ja teised jälle üritavad teha, on luua võrrand, kus Iisraeli võitlus Liibanoni vastu ei tohiks olla kuidagi seotud USA vaherahuga Iraaniga. Iraan kasutab konkreetselt Liibanoni ja Hezbollahad eesliini käsilasena, et rünnata Iisraeli just selleks, et proovida tekitada lõhet peaminister Netanyahu ja president Trumpi vaheleks. Nii et taas, Trump tahab, et Iraaniga oleks vaherahu. Iraan ütleb, et okei, me ei tulista. Nad ütlevad oma käsilasele, kuulge, teie laske teele mõned droonid, tulistage mõned raketid Iisraeli pihta. Teate küll, lihtsalt proovige piire, vaadake, kui kaugele saate minna ja siis vaadake, milline on Iisraeli vastus. Kui Iisrael reageerib täie jõuga sellele terroriorganisatsioonile, mis on otse tema ukse ees. Siis ütleb Iraan, kui te ründate Liibanoni, kui te ründate Hezbollahd, siis ei saa relvarahu olla. Ja mitte ainult, kui te ründate Beirutis, kus Hezbollahi peakorter asub, siis me ründame vastu. Nii et Trump pöördub siis Iisraeli poole ja ütleb Iisraelile, põhjus, miks Iraan praegu tulistab, on teie pärast. Nii et ma arvan, et Netanyahu püüab praegu väga kavalalt tegutseda ja see ongi see. Teate, osa sellest, kuidas ta sõdu, konflikte ja valitsusi juhib, on Iisraeli sõja lahutamine Hezbollahst. Ja normaliseerimiskõnelused Iisraeli ja Liibanoni vahel ning relvarahu Ameerika Ühendriikide, kuhu kuulub ka Iisrael, ja Iraani vahel otse. Ja seetõttu näete kohe pärast seda, kui Iisrael ütleb, okei, me ei alusta seda massiivset operatsiooni Iraani vastu, me hakkame rünnakuid Liibanonis eskaleerima. Ja kui sa rääkisid sellest evakuatsiooni teatest, siis see oli konkreetselt Tüürose linnas, mis asub Vahemere rannikul.
ja Tyros on peamiselt kristlik linn. Ja mida sa oled seal näinud, on see, et Hezbollah tegutseb nüüd konkreetselt kristlikus linnas mitmel põhjusel. Esiteks sellepärast, et nad arvavad, et tead, Iisrael ei ründa kristlikus linnas. Miks? Sest Liibanoni valitsus, näiteks president Aoun, on kristlane. See on osa sellest, kuidas Liibanoni valitsemisstruktuur on üles ehitatud. President peab alati olema kristlane. Ja kui nii, siis kui Iisrael hakkab peamiselt läbi rääkima kristliku fraktsiooniga Iraanis, kui Iisrael ründab kristlikku linna, siis loodavad nad, et ajun vihastab Iisraeli peale ega normaliseeri suhteid. Sest viimane asi, mida Iraan tahab, on see, et Iisrael hakkaks läbi rääkima Liibanoni valitsusega ja normaliseeriks nendega suhted. Ja avalike suhete seisukohast jätab see halva mulje, kui juudid ründavad kristlikke paiku. Täpselt, nad teevad sellest rahvusvahelise PR-kampaania Iisraeli vastu. Vaadake, mida me teeme kristlastele Lähis-Idas. Tegelikult muide elavad kristlased Iisraelis paremini kui üheski teises Lähis-Ida riigis. Just, ja see ongi üks põhjusi, miks Iisrael ütleb kristlastele, kuulake, me peame siin tegutsema. Te saate aru, miks. Lahkuge oma kodudest, sest me ei taha, et te sureksite. Me tahame likvideerida terroristlikku infrastruktuuri, sest oleme korduvalt näinud, et Hezbollah, täpselt nagu Hamas, ehitab maa alla tunneleid. Nad kasutavad eramaju relvade ja rakettide ladudena. Lisaks võivad nad kasutada ka koole ja teisi avalikke hooneid. Nii et tead, Iisrael peab väga ettevaatlikult tegutsema, tsiviilelanike eemale viima, et võidelda terroristide vastu. Nüüd, Liibanonis on olukord veidi erinev kui Gazas. Gazas on elanikkond ja Hamas peaaegu sünonüümid. Gaza sektoris ei ole tegelikult mingit opositsiooni Hamasi vastu. Nad on kõik sunniidi moslemid, nad kõik on hääletanud Hamasi poolt, kõik nende pereliikmed on Hamasi liikmed. Kui Iisrael kõrvaldab Hamasi tipp- ja keskastme juhtkonna, siis lihtsalt uued inimesed Gazast astuvad nende asemele ja võtavad relvad kätte. Liibanonis on olukord teistsugune, kus Hezbollah on šiitlik terroriorganisatsioon. Šiid Iraanis toetavad Hezbollahi, kuid nad moodustavad vaid umbes kolmandiku riigist. Umbes kolmandik riigist on sunniidid, kuid nemad Hezbollahi ei toeta. Ja kolmandik sellest riigist on kristlased ning nemad kindlasti ei toeta Hezbollahi. Nii et tead, see on Liibanoni kristlaste ja sunniitide huvides, et Iisrael tegelikult veelgi nõrgestaks Hezbollahi. Alex, siin riigis pole kunagi igav. Mitte kunagi pole igav, olgu see siis hea või halb. Kindlasti pole olnud igavat hetke, eriti viimase 2,5 aasta jooksul, alates 7. oktoobri veresaunast kuni tänaseni. Pole kahtlustki, et oleme palju tugevamas positsioonis. Ja loodetavasti jätkame nende operatsioonide laiendamist, et seda ohtu meie vastu maha suruda, olgu selleks Hezbollah, Hamas või Iraan, kõik need ohud. Ja loomulikult jälgige edasi Jerusalem Minute'i siin JNS TV-s. See oli erisaade. George Haston siin, JNS Newsi korrespondent koos Alex Treimaniga, tegevjuhiga. Kindlasti vaadake kõiki suurepäraseid saateid, mida JNS TV pakub. Saatke meile super thanks, tellige kanal ja nüüd rohkem kui kunagi varem. Tõesti. Külastage ins.org, et saada värskeimaid uudiseid Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Soovin kõigile suurepärast nädalat. Kohtume järgmisel nädalal saates Jerusalem Minut siin JNS TV-s.